Tänase päeva, see on siis paastoja esimese pühapäeva evangeelium, räägib meile Jeesuse kiusatusest kõrbes või isegi 3 kiusatusest. Ja ma loen selle evangeeliumi. Luuke evangeeliumi 4. peatükk, esimesed 13 salmi. Jeesus aga täis püha vaimu tuli tagasi Jordani äärest ja aeti vaimu läbi kõrbe, kus ta oli 40 päeva kuradi kiusata. Ja ta ei söönud midagi neil päevil ja kui need täis said, tuli talle nälg. Aga kurat ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et see saaks leivaks. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast. Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike. Ja kurat ütles talle, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis kõik on sinu päralt. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, kummarda Issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis ta viis Jeesuse Jeruusalemma ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid, et nad sind hoiaksid ja et nad kannaksid sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei lööks. Ja Jeesus vastas talle, on öeldud, sina ei tohi kiusata Issandat oma Jumalat. Ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Aamen. Jeesus ristitakse. Püha vaim langeb, taevas avaneb ja püha vaim langeb. Hääl taevast ütleb, see on minu armas poeg. Ja nüüd on üllatus, aga tuletage meelde ka oma ristimise järgset aega. Kõik oli nagu käes. Igatsetud ristimispäev oli möödas. Võib-olla isegi selle päeva sees oli mingi pidu koos perekonnaga, et seda tähistada. Ja nüüd korraga seisad küsimuse ees. Aga kuidas seda kristlikku elukutsumust nüüd tegelikult hakata välja elama? Argipäev tuleb argipäeva järgi, kuidagi see esimene rõõm kõigest sellest hakkab tuhmuma, argipäeva mured tulevad. Tähendab, on vaja päris alguses üks nagu selline selge peenhäälestus. Ja vaim juhib, püha vaim juhib Jeesuse kõrbe, 40 päeva. 40 päeva on niisugune ajamõõt ühe inimese jaoks, et ta leiaks iseenda. Rahvas on suur nähtus. Rahvale, Iisraeli rahva jaoks läks 40 aastat. Nii et kõik need lubadused, poliitilised lubadused, mida üks või teine partei ütleb, et 5 aastaga saame selleks ja tolleks, see on tühi asi. Sellepärast, et Piibli järgi 40 aastat läheb vaja, et rahvas jõuaks iseendani ja oma kutsumuse tõelise tunnetamiseni. Aga inimene, me siin oleme üksikud inimesed ja me tõesti saame osa ka sellest üldkristlikust paastoajast. Meil tulevad kohe toidud meelde, aga see ei ole kõige tähtsam selle asja juures. Aga see, et oma kutsumuses selgus saada, selleks on vaja nagu tagasi tõmbuda. Selles maailmas õpetatakse väga palju seda, et kuidas kiiresti hakata nüüd tegutsema. Ja kui sa tegutsed, siis ehk sa selle tegutsemise sees õpid selle asja ära. Aga see ei ole nii. On vaja kõigepealt tagasi tulla, iseendasse vaadata ja küsida, et mis on siis see tõeline. Ja eks tegelikult me ju iga pühapäeval nagu tõmbume argielust tagasi. Jumal on selle nii seadnud. Et me vaataksime Jumala sõna valguses, mis on see meie kutsumus ja kuidas seda teostada. Nüüd selle 40 päeva
paastumise sees kurat tuleb, ta ei häbene, ka Jumala poega mitte, et ei häbene ka seda, et sina oled ristitud või mis iial, ja tuleb ja hakkab kiusama. Esimene kiusatus on kivid, see on hea pilt, kus kivid näevad välja juba nagu burgerid, et niisugune tunne on, et no sa võiksid selle teha. Et need kivid, mis nii juba sarnanevad sellele leivale, et hakka seda jagama, sina oled ju Jumala poeg. Miks sa seda ei tee? No teate, teeme kohe leivakiriku. Ma ei taha selliseid aktsioone nagu halvustada, vaid tegelikult see kiusatus, et teeme midagi, hakkame, lahendame need asjad kõik ühiskonnas ära. Ega Jeesus ju tegigi seda. Mäletate, tulevad 5000 mehe söötmine. Aga kui te Johannese evangeeliumit loete, siis te näete ka, kui palju tuli pärast sellega säkeldusi, valesti arusaamisi. Et ta hakkas seda selgitama, mida see tõeline taevane toit manna tähendab ja lõpuks, kui ta selle tõe välja ütleb, et see on minu ihu ja minu veri, siis kogu see rahvas lahkub, ütleb, lööb käega, ütleb, selle mehega ei ole midagi tegemist, et see on jube jutt, mis ta räägib, ja ainult 12 jäävad järgi. See teema on sügavam ja sellepärast ju Jeesus ütleb, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast tegelikult, mis Jumalast tuleb. Me vajame seda, me vajame leiba, aga me vajame ka Jumala sõna. Ja vahel on nii, et leiba ei ole, aga Jumala sõna on ja me elame edasi. Ja usaldame Jumalat. Saatan lahkub, tuleb mõne aja pärast tagasi ja näitab Jeesusele kogu maailma väge, hiilgust, suurust. Sa võiksid ju kogu selle Jumala riigi võimuga saavutada. Ainult kummarda mind. No siin saatan otses ajab puhast valet. Sest me teame piiblist, et ei ole mitte see maailm saatana käes sellises mõttes absoluutselt, vaid kõik asjad selles maailmas viimselt on Jumala käes. Ka võimud ja valitsused ja kõik see. Aga ta ütleb, et aga ei, sina kummarda mind ja mina annan sulle kõik, kui sul oleks ainult see võim. Palvetage eriti ka nende pärast, kes võimu juures on. Et mõni päev või lähemalt sellele, mõni päev tagasi ma vaatasin, kuidas meie kogudus üks vanemaid vendi ja Riigikogu vanim liige Foorumis rääkis Eesti ökoloogilisest tulevikust. See on suur vastutus. Otsustada, rääkida, kui Jumal annab sulle mingisuguse positsiooni sinu mitte ainult koguduses, vaid ka töökohal või ühiskonnas või linnas. Tuleb palvetada nende eest, sest see on ka kiusatus, et sa hakkad korraga seda valevõimu ennast kummardama. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Teeni ainult teda. Vennad ja, et meie asi, kui me oleme selles meediaväljas, vaatame kõik uudised ära ja siis paratamatult tekib ka niisugune tunne, et kuhu poole nüüd hoida, Putini poole või selle suure Obama poole või kuskil on veel, seal on Merkel ja teised tähtsad, et mis need seisukohad on.
Jeesus ütleb, kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Teeni ainult teda. See on raske ülesanne, sest need voolud ja tuuled haaravad meid kaasa. Me oleme mõnest asjast vaimustatud ja mõnest asjast siis maani pettunud. Aga teeni ainult teda. Ja viimane kiusatus, mis on eriti uhke ja saatan viib ta templi harjale. Siin on erinevad andmed, aga kõige kõrgem, mis mina lugesin välja, oli 50 meetrit. See on 2 üle- ja koolimaja, et üksteise otsa panna. Siis saame selle. Nii et viib templi harjale, aga see on ju ka avalik koht, sest templi ümber on alati palverändurid ja rahvast ja kujuta ette, kui üks mees sealt hüppab ja vahepeal ingel tuleb ja püüab lopste kinni ja toob ilusti maa peale ja kõik on, see peab ikka messias olema. See on ka üks kiusatus, mis tuleb Jumala rahva enda keskel. Et Jumal, miks sa ei tee siis niisuguse imesid meie keskel, et kohe kõik oleksid veendunud. Ja siis tuleb keegi, kes ütleb, et aga teil on nii vähe usku. Palju küsimusi. Võib-olla järgmise pühapäeva õhtul mõnele küsimusele saame vastuse, miks siis ei juhtu need asjad, mis võiksid usu läbi juhtuda. Aga see sügavam vastus, mille Jeesus annab, siin on ikkagi, et sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ära kiusa. Sulle antud mõistus, sulle antud tarkus, kuidas oma tervist hoida. Ja ära tee asju, millega sa kiusad issandat. Aga kui sa oled hädas, tõepoolest ta tuleb ja aitab sind. Tõepoolest sünnib ka imesi. Et mina ei oska seda seletada, kuidas need toimuvad. Et kui inimesed tulevad siia oma tervisega ja me palvetame ja mul ei ole nagu vastust sellele, et kas nüüd tuleb ime või ei tule imet, aga tulevad. Ja see, mis Jumal teeb. Aga me ei saa sellega, et teeme kõik vastupidi. Arukusele, mõistusele ja sellele, mis Jumal meile on andnud ja siis ütleme, et Jumal nüüd kaitse meid, sest ei tule ka midagi välja. Kui te vaatate seda üldpildi, siis iga kord saatan tuleb mingisuguse natukene tsiteerib pühakirja ka, aga mitte täistõega. Ja Jeesus vastab nagu täielikult pühakirjaga. Ma tulen nüüd algusest tagasi, kui me tahame leida oma kutsumust, mis meile ristimises on antud, et seda jälle leida, iga aasta on see paastoaeg. Et mis siis me oleme, kes me oleme, kelleks meid on kutsutud, siis kahtlematult, mida sügavamale me endasse liigume, seda rohkem ilmub ka see sõber. Jutumärkides. Sõbrapäev täna. Sõpru on igasuguseid. On häid ja on halbu. Ja tuleb ka see sõber, kes on pealekaebaja, kes on kuri ja kes ütleb, et aga miks sa seda ei tee? Vaat see on rahva hulgas nii populaarne. Kas sa tõesti ei tahagi olla populaarne, et sellega sa lööksid ju läbi. Mõtle, kui palju inimesi tuleks kirikusse, kui sa seda teeksid. Aga Jeesuse kutsumus on teine, see on sügavam ja katsume koos temaga ikka liikuda. Ja palume, et ta hoiaks meid tema kutsumuses, sellest, kuidas tema Jumala riiki siin maailmas kumma teenib ja rajab. Me tõuseme palvele.